Tere! Täna alustame siis ülevaadet uuest mullaproovide kaardirakendusest ja peale seda, kui te olete siis oma esimese sisselogimise teinud, jõuate te rakenduse avalehele, kus tavaolukorras ei olegi teil vaja mitte midagi muud teha, kui vajutada suurt rohelist nuppu, mille peal on kirjutatud alusta tööd. Peale nupuvajutust jõuame siis rakenduse selle osa juurde, kus te saate valida endale kliendi, kellega te tööle hakkate. Kui teil, nii nagu minu vaateski, on pooleli olevaid kliente, kellega te olete juba tööd teinud, on mitu, siis kuvatakse need aktiivsete töödega kliendid teile siia olekuribale ja vajadusel te saate ühe või teise kliendi juurde siis otse tagasi pöörduda, tehes siis kliki ühe või teise kliendi nimel. Kui aga te kas otsite uut klienti endale juurde, kellega tööd alustada või alustate üldse esimest korda, siis klikkige siin kasti sakil nimega otsi kliendi baasist. Avanevas vaates siis saate otsida klienti kahel moel. Üks võimalus on otsida klienti nime järgi. See ei pea olema täpne nimetüvi, enam-vähem mingi osa nimest võiks olla olemas ja peale otsingu nuppu vajutust hakatakse sama teie teksti järgi siis otsingut teostama. Siinjuures rõhutan, et tuleb olla tähelepanelik, et juhul kui otsitakse välja mitu sarnase nimega ettevõtet, et siis valikut tehes hiljem te oleksite täpne, et ei valiks kogemata valet ettevõtet. Teine võimalus on, kui te teate või olete internetist kopinud ettevõtte registrikoodi, saate selle kopeerida siia ja lisada registrikoodi järgi otsimise valikusse ja vajutades nuppu otsi alustatakse otsingut. Mina kirjutan siia esimeseks valikuks näiteks Kõljala. Vajutades nuppu otsi, võtab see natukene aega, olenevalt teie netikiirusest ja kõigest muust ja kuvatakse siis otsingusse antud juhul Kõljala nimetüvega 2 ettevõtet. Nagu ma ütlesin, neid valikuid, mida teile vastuseks pakutakse, võib olla mitu, et olge siis valikut tehes tähelepanelikud. Mina siit võtan praegu põllumajandusliku osaühingu enda kliendi vaatesse, kellega ma olen ka ennem juba tegelikult tööd teinud. Ja järgmises vaates te saategi siis juba juhul, kui jälle teil on juba korduv juurdepääs sellele või tagasipöördumine kliendi juurde, siis te näete siin aktiivsete tööde loendis, nii nagu ka vanas rakenduses oli avapaneelil, oli tööde loend. Te saate siit ka otse valides nüüd juhul, kui teil jäi kas pooleli midagi või te tahate muuta midagi, saate minna konkreetse töö juurde tagasi. Et töö mõistest üldse laiemalt võib-olla paar sõna rääkides ongi see, et töö antud juhul ei tähenda seda, et te võtate uue kliendi ja hakkate tööle, vaid töö on see proovivõtuala, konkreetne ala, millega te hetkel tööd teete või olete siis teinud, et see olgu selleks siis PRIA kas põllumassiiv või PRIA põld või siis erandjuhul ka teie enda poolt lisatud ala, aga sellest siis pisut edaspidi. Nii et edasiminekuks, kui teil on siis vaja uue prooviala juurde jõuda, vajutate siit nuppu uue töö loomine. Ja järgmise sammuna te jõuate siis töö loomise vahelehele, kus on siis 3 erinevat valikut võimalik teha. Et nagu ma just hetk tagasi ütlesin, et kas siis tööalaks valida endale ala PRIA põllumassiivide hulgast, PRIA põldude hulgast või lisada siis ise ka ala vajadusel.
Nüüd üks suur uuendus võrreldes vana rakendusega on see, et siin on võimalik selles vaates nii PRIA põllumassiivide puhul kui ka PRIA põldude puhul rakendada kiirfiltrit, klikkides siin nupul filtreeri aktiivse kliendi massiivid. See päring võib võtta natukene aega, olenevalt jälle teie internetiühendusest ja millest iganes, et otsitakse siis PRIA registri järgi selle kliendi kõik massiivid ja lisatakse natuke rõhutatud värviga teile siia kaardi vaatesse. Et kui te teate oma piirkonda kas hästi, et te peate võtma proove mitmelt massiivilt järjest, siis see on kiire abivahend, et kui te nüüd suurendate ennast kaardile natuke sisse, et näha lähemalt põlde ja massiive, siis saate teha siit juba valikuid edaspidi käsitsi. Et siin on näha, et antud kliendile kuuluvad siit grupist mitmed põllud, üks nendest on juba aktiivne tööala, kus on tööd eelnevalt tehtud ja teil ei ole vaja tööd edaspidi teha enam midagi muud, kui valida siis see objekt kaardil klikkides selle massiivi piiri peal, millega te tahate tööle hakata. Et ma rõhutan siin selle üle, et kas nende kõikide massiivide välja filtreerimine või on ka võimalus siin otsida ühe massiivi tunnuse järgi, et kui te teate seda massiivi numbrit, saate selle lisada siia otsingukasti ja vajutades otsi nuppu, otsitakse see massiiv teile välja ja tsentreeritakse ka kaardivaade. Aga ka sellisel juhul, et ei ole see tööala veel valitud. Kui te näete siin kaardi akna servas on niikaua, kui see punase kirjaga kast ei ole ära kadunud, et valige kas kaardilt massiiv või valige põld või vali lisatud ala, siis seni seda valikut ei ole tehtud. Ja see on rõhutatult välja toodud uues rakenduses seetõttu, et vanas rakenduses tekitas see väga palju segadust ja teinekord, kui kas internetiühendus ei olnud hea või mingid muud põhjused, jäi see osa segaseks, et kas ala on juba valikus või mitte ja see tekitas probleeme. Et nüüd siis on ta väga jäigalt ära segmenteeritud kogu see tööprotsess ja see valik tuleb igal juhul kinnitada. Et selleks klikime siis sellel massiivil, millega me soovime tööd alustada ja nüüd ilmuvad siia edasi kirjad, kus on siis kiire ülevaade massiivist numbri näol ja ka massiivi pindala antakse teile siia ette. Ja nüüd te peate siis selle valiku kinnitama selleks, et järgmise etapi juurde jõuda. Nii et vajutades nuppu kinnita ala ja asu tööle, jõuame me siis juba töövaatesse, mis on siis aluseks, et siit järgmised sammud teha, kas lisada proovipunktid, proovipunktidele numbrid anda või teha välitöid ja nii edasi. Nüüd ühe uuendusena vast juba märkasite ennem ka, on siin olemas kogu aeg jooksevad kaasa kollase taustaga nupud, mis viitavad sammule tagasi, mida te saate siis klikkida kuni päris alguseni tagasi, ilma et teil tööprotsess tegelikult katki läheks. Et alati saate kaardipildis pöörduda tagasi olemasolevate tööde juurde, nii nagu mina praegu tegin. Kui te klikite selle poolelioleva või juba ka teatud mõttes lõpetatud töö juurde, saate tagasi pöörduda, nii nagu siin kõrvalala on, valides selle ekraanilt ja vajutades nuppu tööta alaga. Antud juhul me siis tahame siia lisada proovipunktid. Selleks valime siit valikust proovipunktide loomiseks selle nupu.
ja uues avanenud vaates on siis ülevaade massiivist uuesti natuke detailsemalt. Antakse alapindala, mis on 30 hektarit ja soovituslik siis proovipunktide arv ka, mis selle hektarite arvu juures võiks olla 6 punkti. Nüüd kõige suurem muudatus eelneva rakendusega võrreldes on see, et on olemas kiirnupu funktsioon, mis genereerib teile proovid vanade proovikohtade asukohta täpselt sama koha peal, ilma et te peaksite ise mingisuguseid lisaliigutusi tegema. Et selleks siis vajutate seda nuppu ja hetkega siis need proovid teile lisatakse ja nüüd on kohe võimalus kas muuta neid proovi asukohti, neid ka siia lisada või kustutada. Need nupud siit alt valikutest on siis võimalik aktiveerida. No näiteks kui me tahaksime ühe või teise proovi asukohta muuta, vajutan siit nuppu nihuta, klikin konkreetse proovipunkti peale üks kord, nii et ta muutub valituks helesinise märgiga ja kui ma nüüd lähen hiirega siia peale, hoian sellest punktist kinni, hoian hiire klahvi all, saan ma teda lohistada mööda siis seda põldu ringi selle koha peale, kuhu ma tahaksin teda tegelikult jätta. ja kui ma hiire nupu siis vabastan, lõpetatakse see protsess ära ja ma saan klikkida siia lõpeta tegevus nupule, peale mida ma saan oma töö siis ka salvestada, mis lõpetab antud hetkel selle punktide muutmise ära. Seda nuppu ei ole vaja karta, ka hiljem on võimalik kõiki neid muudatusi veel teha, seda hetke pärast ma ka teile näitan. Ja lisaks eelnevale siis on võimalik loomulikult ka käsitsi proovipunkti lisamist teha. Jällegi seesama all need nupud, mis siin on, kui klikkida lisanuppu, ei pea ennem seda kiirnuppu üldse kasutama, võib kohe lisanupuga käsitsi proovipunkte siis lisada täpselt sellesse asukohta ja nii palju, kui parasjagu vaja peaks olema. Iga tegevuse lõpetamiseks jällegi on vaja ka vastava nimetusega nuppu klikkida ja tulemus alati selleks, et oleks fikseeritud viide jälle vanale rakendusele, kus tekkis probleeme, teinekord jällegi kas internetiühenduse või mingi muu asja tõttu, et oleks kindlasti igat tsükkel ilusti lõpetatud, siis me fikseerime selle tegevuse salvestamisnuppu vajutades ja klikkides siis OK, kus server kinnitab, et ta on meie poolt tehtud muudatuse kätte saanud. Jällegi veel üks kord rõhutan, et ei ole vaja seda karta. Kõiki muudatusi kuni selle hetkeni, kus välitööd on teostatud ja proovid tellitud, on võimalik kõike veel tagantjärgi muuta ka. Et see ei ole nagu probleem. Nüüd edasi on teil 2 varianti. Kas te lisate proovipunkti, need pikad numbrid nüüd kohe tööprotsessi käigus või te tahate kõik naaberpõllud siin ümberringi, naaberpõllud ja massiivid ka nii-öelda proovipunktid ära lisada ja pärast nende proovipunktidega tegeleda. Selleks on teil võimalik siis vajutada siit nuppu järgmise tööala valik ja vastavad valikud siis teha ja punktid lisada. Või antud juhul teeme nii, nagu mina praegu teen, ehk siis ma lähen kohe proovipunkte ja proovipunktidele siis numbreid lisama, klikkides siis proovinumbrite sakil. Avaneb üpikaken, mis mäletab minu töösessiooni viimast pikka proovinumbrit. Kui teile see ka sobib, et teil proovid jooksevad ilusti järjest, proovinumbrid, et siis te ei pea siin mingeid muudatusi tegema, aga teil on see võimalik. Te võite siin seda numbrit muuta vastavalt sellele, kuidas teil proovinumbrite ja karpide järjekord seal parasjagu on. Ja kui te selle, mis iganes, kas olete nõus selle numbriga, mis siin on või lisate ise,
siis +1 süsteemis sellele numbrile lisatakse proovipunkti sisestamise järjekorras proovinumbrid automaatselt. Nüüd vanade proovipunktide järgi, kui te kasutasite seda võimalust ja lõite uued punktid vanade järgi, siis seal ta arvestab vanade proovipunktide numbrite järjekorda, nii et ta võtab selle sealt. Nii et klikkides lisatakse teile proovinumbrid. Kõik need, mis olid ennem olemas, lähevad selle järgi, +1 minu lisatud veel üks lisapunkt. Ja kui teil peaks tekkima vajadus nüüd proovipunkti numbreid muuta nüüd ennem salvestamist, siis te saate seda teha siin tabeli vaatest, kui te klikite ühel või teisel proovil. Vahetame näiteks siin ära see 34 lõpuga ja 35 lõpuga proovide numbrid tabelis. Enne kui me ei ole salvesta nuppu vajutanud, lubab süsteem meil ka korraks kordusnumbrit ehk topeltnumbrit, et ma siin kirjutan 35 asemele, asendan ta 34-ga ja 34 asemele panen siis numbri 35. Nagu te näete, süsteem ei lase teil ka eksida sellega, et kui te siit ühe numbri lõpust kustutate, te saate kohe veateate, et number peab olema 7-kohaline. Ka siin on see hetk, kus viga siis ei saa tekkida. Nüüd vahetasime nende proovide asukohad ära. Nagu ma ütlesin, kõik on lubatud ja ilusti tehtav. Ja kui nüüd siis see järjekord siin salvestamisega ära kinnitada, siis on meil selleks hetkeks on see töö nii-öelda lukus, mis ei tähenda seda, et nagu ma ennem rõhutasin, et me ei saaks siin muudatusi teha, et me saame alati pöörduda tagasi punktide vaatesse ja siin teha kõiki neid samu toiminguid, mida ennem sai räägitud, et vajadusel ma tahan kustutada seda lisatud punkti siit ära, valin siit nupu kustuta, klikin selle kustutatava punkti peal ja vajutan nuppu lõpeta tegevus ja salvestan antud olukorra ja kinnitan selle ära ka. Ja niisama lihtne selle muudatuse tegemine on, kui selline vajadus peaks tekkima. Nüüd jällegi, et ka siin on siis proovinumbrite juures on see võimalus, et kiirnupuga minna kohe järgmise tööala valiku juurde. Kuna meil nüüd on ka numbrid olemas, siis me võime ka seda nuppu prooviks ka kohe katsetada, et kuidas ta toimib. Et meid visatakse siis uuesti tagasi töö loomise etappi. Tuletan jälle meelde, et töö loomine ei ole mitte uue kliendi valimine, vaid juba valitud kliendile uue siis prooviala valimine. Ja siin ma tahtsin teadlikult teile siis demonstreerida ka ühte sellist kohta, kus on otstarbekas kasutada prooviala piirajaks mitte PRIA massiivi. Nagu te näete, siin on 2 täiesti selgelt eristuvat maakasutust ja kui me võtame siia alla hoopis PRIA põldude vaate, nagu ma ennem ütlesin, on siin võimalik neid ka filtreerida. Siis on selgelt näha, et tegemist on 2 tegelikult erineva põlluga ja antud juhul, kui me tahame võtta siit proovipunkte kordusena alalt, kus ka eelnevalt proovid on kogutud, oleks mõistlik kasutada siis proovialaks just PRIA põldude kihti, mitte massiivide kihti. Ja kolmas asi siis, mis meil on täna veel vaatamata, on lisaalade lisamise võimalus, et juhul kui on tekkinud selline situatsioon, et klient soovib võtta mullaproovi
põllult, mis ei ole võib-olla PRIA toetusaluses registris üldse kirjas või on tegemist mingi uue põlluga, mis iganes, siis on võimalik teil see lisaalana siia ka sisse joonistada. Lisaalade funktsioone on siin ka natuke keerulisemaid, mis võimaldab komposiit ehk liitalade loomist, aga kuna see on rangelt mitte soovitatav, siis ma sellest täna pikemalt ei räägi ja keskendume ainult sellisele tavalisele ala lisamise funktsionaalsusele, et siin on näha, et tegemist on tegelikult kasutuses oleva põlluga, küll aga ei ole ta toetusregistris ja oletame, et see on just täpselt see ala, kus klient sooviks teil ühte proovipunkti saada. Selleks siis alustate lisaala joonistamist, klikkides nupul joonista ja viite siis kursori selle lisatava ala kuskile serva, kus te tahate joonistamist alustada ja edasi on juba hiireklikkidega liigute sellises täpsusastmes, nagu teile tundub endale mõistlik. Joonistate selle ala sisse ja ala joonistamise lõpetate kiire topelthiireklikiga, kiire topeltklõps ja siis on seda tunnistab, et see ala on nagu nüüd sisse joonistatud, kui ta läheb ilusti roheliseks ja ta on meil olemas. Nüüd see hetk, kui me ei ole seda veel salvestanud, on meil võimalik selle sisestamisest ka loobuda, vajutades tühista nuppu või siis salvestame, kui me oleme selle joonistusega rahul, salvestame ta ära. Piirjoon muutub selliseks lillaks katkendjooneks ja juba on väga hästi. Ja kui me nüüd vajutame seda allpool olevat rohelist nuppu lisaalast töö loomine, siis peale selle nupu vajutust lülitatakse see meie poolt joonistatud ala ka andmebaasi koosseisu ja me saame ta kaardilt valida juba nagu tööala, kinnitada ala ja asuda tööle juba eelnevalt vaadatud funktsioone kasutades. Proovipunktid. Siin on 3,8 hektarit, ühest punktist piisab. Lisan seekord käsitsi, panen selle proovipunkti ära, lõpetan tegevuse, salvestan, kinnitan salvestuse, lisan proovinumbri, ta võtabki viimase, kinnitan ja juba ongi mul ju töö tehtud, salvestan ära ja olemas. Kokkuvõttes siis selle esimese osa tutvustuse juures, et võib esmapilgul tunduda, et hiireklikke tuleb teha natuke rohkem, aga kinnitan siis veel selle üle, et selle klikkide mõte on see, et iga protsessi osa oleks selgelt alati juhitud, selgelt alati ka lõpetatud selleks, et ei tekiks selliseid konflikte, kus mingid protsessid võivad jääda nii-öelda kas poolikuks, mis teevad kogu selle tööahela meil katki. Aitäh!